Tõesti, erakorralised uudised. Ukraina valmistus pommitama Venemaal asuvaid objekte, mis jäid õhutõrjeta, et kaitsta Moskvas toimuva võiduparaadi turvalisust. Vladimir Putin koondas Moskvasse 9. mai sõjaväeparaadi jaoks tohutu hulga õhutõrjevahendeid, jättes teised piirkonnad täiesti kaitseta. Ukraina drooniväed kavatsevad seda ära kasutada ning seda lubas Ukraina droonivägede komandör Robert Magyar-Brody. Samas vihjas sellele ka president Zelenski, märkides, et paraadi ennast pole muidugi vaja pommitada, kuid täiesti kaitsetuid objekte üle kogu Venemaa tasub kindlasti rünnata. Pealegi on Venemaa juba rikkunud omaenda vaherahu, mille kuulutas välja Vladimir Putin. Oluline on märkida, et 9. mai eelõhtul tegi Ukraina president Volodõmõr Zelenski avalduse, rõhutades, et Venemaa sõjalised tegevused 8. mail näitasid, kuidas Ukraina kavatseb tegutseda täna, 9. mail. Ukraina peastaabi kokkuvõtte kohaselt on Venemaa intensiivistanud pealetungi rindel ega ole peatanud rünnakuid Ukraina linnadele. Hoolimata sellest, et Kreml teatas, nagu oleksid nad väidetavalt ühepoolselt nõus vaherahuga, mis siis võib täna Venemaa territooriumil rünnaku alla sattuda? Arutame seda koos. Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige see kanal. Pange videole like ja jätke selle video alla oma kommentaar. Olen teile selle eest tänulik. See aitab väga palju sisu YouTube'is levitada. Samuti liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Nii et venelaste jaoks on täna 9. mai väga kummaline päev. Ühelt poolt tähistavad nad võidupüha, aga teiselt poolt värisevad hirmust, et neid tabab Ukraina rakett või Ukraina droon. Nad värisevad nii palju, et kogu nädala jooksul on Venemaa Föderatsiooni välisministeerium ja Kreml lihtsalt täiest kõrist karjunud. Ei, ärge puudutage meid, muidu me pommitame teid. Sama ähvardus korrati mitu korda ja kui inimene kordab sama ähvardust mitu korda, siis esiteks ta ei vii seda ellu ja teiseks on ta nii hirmul, et üritab kõiki ümber veenda. Ta ütleb, ei, uskuge mind, ma olen tõesti valmis selleks minema. Kõik ütlevad, jumal küll, istu juba vait. Tema ütleb, ei, te ei saanud aru, nii käituski Kreml terve nädala. Vladimir Putin teatas venelastele, et võit Ukraina üle on vältimatu. Kuid laupäeval 9. mail Moskva Punase väljaku munakividel ei kosta tankide ega rakettide mürinat. Esimest korda peaaegu 20 aasta jooksul toimub iga-aastane võidupüha tähistamine. Täpsemalt liitlaste võidu tähistamine Natsi-Saksamaa üle. Moskvas ilma sõjatehnikata. Põhjus on lihtne. Kreml kardab Ukraina rünnakut ja Vladimir Putin kardab lihtsalt. Ja venelastel on tõesti põhjust karta. Ja ilmselt hirmutas Putini režiimi sel nädalavahetusel kõige rohkem. Robert Magyar-Brody on Ukraina sõjaväedroonide üksuse Magyari linnud juht ja Ukraina relvajõudude droonisüsteemide vägede komandör. Viimastel kuudel on just tema üksus andnud mitmeid kaugmaalööke sihtmärkidele Venemaa sügavuses, sealhulgas sadamatele, naftatöötlemistehastele ja raketitehastele. Ja nüüd tunnistas Magyar intervjuus väljaandele The Guardian, et sümboolne löök Punasele väljakule tõmbaks muidugi kogu maailma tähelepanu. Aga ta ütleb, et Ukraina annab tõenäoliselt hoopi seal, kus Venemaa õhutõrje on palju nõrgem. Ja edasi tsiteerin teda. Milleks raisata droone suurele müürile? Siin peetakse silmas Moskva tugevdatud kaitset õhutõrjesüsteemidega. Kui te ründate energeetikasektorit või sõjalisi objekte, on see muidugi parem. Ja märgin, et Magyari eliitse 414. brigaadi purustavad rünnakud on saanud Kremlile tema sõjas tohutuks probleemiks. Üksuse kaugmaa droonid hävitavad vaenlase õhutõrjesüsteeme kiiremini, kui Moskva suudab neid taastada. Ja äkitselt sai kõik, mis asub 2000 kilomeetri raadiuses Ukraina piirist, Ukraina droonide ja rakettide sihtmärkideks. Mitmed tegurid näivad seda seletavat. Hiljutist paanikat Venemaal ja kasvavat optimismi Ukraina relvajõududes näivad seletavat mitmed tegurid. Üks neist on Ukraina uus staatus droonide suurriigina.
Ukraina droonitõrjetehnoloogiat eksporditakse nüüd Pärsia lahe riikidesse, mis on olnud Iraani rünnakute sihtmärgiks. Teine tegur on suurandmed. Situatsiooniteadlikkuse süsteem Delta registreerib iga missiooni. Ukraina droonide omi, sealhulgas loomulikult ka ebaõnnestunud missioone. Ja nüüd ütleb Madjar, et ta saab iga päev 12–15 terabaiti töötlemata videomaterjali erinevatelt droonidelt. Ja Putin ei saa seda mitte teada, sellepärast ta ka paanitseb. Ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski lisab veelgi õli tulle. Tsiteerin. Me näeme, et viimastel nädalatel laiendatakse Moskva ümber täiendavalt õhutõrjerõngaid, viies massiliselt õhutõrjerahendeid piirkondadest sinna. See näitab, et Venemaa juhtkond muretseb oma paraadi pärast Moskvas rohkem kui ülejäänud Venemaa pärast. See avab täiendavaid võimalusi meie kaugtoimeliste sanktsioonide jaoks. Määratakse kindlaks vastavad prioriteedid. Tahan ka märkida, et tänaseks jääb umbes 70% Venemaa elanikkonnast Ukraina droonide ja rakettide tegevusraadiusesse. Tahan märkida, et enne 2022 aastat sellist asja üldse ei olnud. See ongi see Vladimir Putini demilitariseerimine, mis kulgeb plaani järgi. Ja Venemaa sõjablogijad juhivad jätkuvalt tähelepanu õhutõrjerakettide puudusele, mis takistab tõhusalt Ukraina droonirünnakutele vastu seista, eriti arvestades nende järjest edukamaid rünnakuid. Vene energiasüsteemi ulatuslikkus ja selle objektide hajutatus üle kogu Venemaa tekitavad muidugi õhutõrjele põhimõttelise probleemi. Venemaal on justkui nii palju potentsiaalseid sihtmärke, mida tuleb kaitsta. Vladimir Putin otsustas kaitsta just Moskva võiduparaadi ja loomulikult oma paleesid. Erinevalt tööstus- või sõjalistest objektidest võib isegi väike arv edukaid tabamusi naftaobjektidele omada tohutuid tagajärgi, sest naftasaadused süttivad kergesti. Mahutid ja torujuhtmed ei ole reeglina soomustatud ega kindlustatud. Seega on neisse palju lihtsam pihta saada. Tehast. Mõned läbipääsenud droonid väikeste lõhkepeadega võivad lihtsalt kahjustada katust, aga naftatöötlemistehase puhul on üsna suur tõenäosus, et põhjustavad suure tulekahju või tohutu plahvatuse. Ja nüüd 9. mai eelõhtul tegi Ukraina president Volodõmõr Zelenski avalduse rõhutades, et Ukraina vastab samaga. 8. mail teise maailmasõja ohvrite mälestuspäeval meenutas Ukraina president varasemate põlvkondade ukrainlaste võitlust okupantide vastu. Ta märkis, et võitlus vabaduse eest käib taas Ukraina pinnal, idapiirkondadest Dnipropetrovski oblastis, Sumski oblastis, Tšernigivi oblastis, Harkivi oblastis ja Donbassis. Volodõmõr Zelenski sõnul on praegune sõda jätkuks võitlusele agressori vastu, kes püüab maailmale peale suruda eelmise sajandi korda. Zelenski rõhutas, et Ukraina kavatseb säilitada iseseisvuse ja kaitsta rahva õigust elule. Kokkuvõtteks tuletas Zelenski meelde, et Ukraina pool on oma seisukoha eelnevalt välja öelnud ja on valmis vastama Vene vastase tegevusele samaga. Edasi tsitaat. Praegu kõlab palju uusi ähvardusi Venemaa poolt, kuigi me andsime neile täiesti loogilise ja arusaadava seisukoha. Me vastame samaga. 8. mail alustasid nad pommitamistega, rindel oli ründetegevus, kasutatakse droone, eile andsid nad veelgi rohkem õhulööke. Meiegi vastasime samaga. Homm sõltub sellest, mida me täna kuuleme, ütles Volodõmõr Zelenski 8. mail. Seetõttu saab Venemaal täna minu arvates olema üsna huvitav päev. Sõbrad, siin tahan teha olulise teadaande selle YouTube'i kanali ukrainakeelsetele vaatajatele. Just täna käivitasin uue YouTube'i kanali, kus räägin ainult ukraina keeles ja teen sellist formaati nagu päeva kokkuvõtted. Iga päeva lõpus ilmub üks saade ukraina keeles, kus me koos teiega võtame kokku mööduva päeva tulemused. Fookusega muidugi Ukraina sisesele temaatikale ja geopoliitikale, mis mõjutab ühel või teisel viisil protsesse Ukrainas.
Seetõttu, sõbrad, need, kes räägivad ukraina keelt ja vaatavad mind Ukrainast, palun teid väga, et te täna läheksite kinnitatud kommentaaris olevale lingile minu uuele YouTube'i kanalile, kindlasti telliksite selle, vaataks esimese osa ja kirjutaksite oma kommentaarid. Üldiselt toetage uut YouTube'i kanalit. Selleks, et YouTube hakkaks seda kohe järjestama ja võimalikult paljud ukraina keelt kõnelevad vaatajad saaksid meie saateid näha, panen siia 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle osa kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki, kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada. Olen teile selle eest muidugi tänulik. Seda saab teha ükskõik millise annetusega selle video kirjelduse all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!